et tahad minna istuma parki, siis jah, palun. Muidugi saab, ikka vee sisse saab istuda. Hei, mina olen Keir ja järgmised 5 nädalat oleme ühe projekti raames Prantsusmaal. See ei ole enam tavaline matk metsas. See on 5 nädalat kogemusi, arenguid ja seiklusi. Mis mind ees ootab? Kas kõik läheb plaanipäraselt ja mida ma siis lõpuks kaasa võtan? Haaran snäkid, joogid ning pane end valmis, sest lähme avastame koos Prantsusmaal. Siin tundub nüüd oleva teisel poolt teed mingi staadion, et siin üleval on ka staadion. Võib-olla on ka siin kool, ei ole kindel. Olen hommikuti siin koolibussi näinud küll, et siin nagu seisab, aga täpselt ei tea. Ja näed, keegi jookseb ka seal, nagu õpilased jooksevad vist. Tundub nagu õpilased seal olevat. Et siin on mingis kooli staadionist peaks uurima Google Mapsi pealt, kas siis on siin kool või. Ma arvan, et on. Vaadates, et seal on siuke suur hoone, siis ma arvan, et on kool siin. Seal on siis jah, see on nagu ringtee siin siis, siukene natukene ebakorrapärane ringtee küll. Aga ta siin on. Ja siin saab siis keset ringteed nagu kõndida. Et siuke lahendus on siin ka. Et lihtsalt lähedki keset ringteed ja siin on ka täitsa roheline muru kasvab kõik. Muidugi. No näete, Eestis ka siukene nuhtlus kasvab igal pool, eks ole. Mururoosid kasvavad, siin ka mururoosid kasvavad. Siin on jah mingisugune värk. Siin peal on vist mingi raudtee. Minu meelest on siin jah peal, siin peaks raudtee jooksma siit. Olen jõudnud nüüd siukese bussipeatuses nagu Edison. Ja siin on siis ka mingi kaubanduskeskus siukene olemas. Mitte see nüüd ilgelt suur, aga väike siukene. No tõenäoliselt mingi toidupood ja võib-olla mõni riidepood ja apteek on siin muidugi. Ja siin ma näen ka tanklat, et siin on ka tankla. Kütusehinnad on küll võrreldes Eestiga natuke teistsugused siin. Et ja Saksamaal on 3. sugused, et seal oli diisel ikka kõvasti kallim kui Eestis. Ja jõudsingi järgmise ratta ja tõuksi parklani, et siin on rattad ja siin on sellised tõuksid ka. Et näed, mõnel saad siin telefoni laadida isegi, aga noh, eks nad on sellised nagu nad on ka, et natuke vatti saanud ja natuke roostetavad juba ja on. Mina vist lähen nüüd Tollest tänavast tagasi, aga et lähen vaatan Tollest tänavast tagasi kõndida. Aga jah, igal pool on lilled, värki. Asi on täitsa ilus siin. Ja ega see liiklus ka siin keeruline midagi ei ole. No, mõni värk on natuke teistsugune, aga liiklus on siuke rahulik. Ei ole niimoodi, et nagu Tartust Riia tänavale. Siin on vist mingi kvartali või piiripost. Siukene. Siin on jah, T943. Siuke piiripost või on ta mingi kvartalipost või midagi siukest. Ja noh, igasugused huvitavad maju, et siin näed, siuke väike uks, eks ole, siin on väike garaaž. Järgmine, sama lahendus. Väike uks, väike garaaž vist. Ja niimoodi see asi siin käib. Et vaatad, et tegelikult on jumala väiksed majad siin. Aga näete, inimesed elavad ilusti ära ja no muidugi hästi palju on igasugused neid ukse ja akna siuksed katted ja või need nii-öelda luugid või siis kardinad siuksed sõidavad ette, et eks selle kohaliku seisukorra pärast siin siukse asju pannakse. Olen nüüd jõudnud raudtee äärde. Et see kõrval tänav siin nüüd üle raudtee peakski olema see tänav, mida pidi ma bussiga tulen tavaliselt. Ja siit saab läbi ka, et siin on tunnel raudtee alt. Siuke tunnel. Nii et saab siit tunnelist vist läbi minna. Ja no muidugi, kui pool tunni tagasi liigus päike paistis, siis juba hakkas vahepeal tiputama ja sadama siin, et näed, nii kiirelt ilm siin muutub ka. Tulime oma lemmikkohta nüüd uuesti ja meie lemmikkoht on muidugi see suur shopping mall. Siin on vist jah, toiduosakond, igasugused toidupoed, asjad siin.
siin on tohe hea igast toidupoode. Käisime nüüd selle kaubanduskeskuse ühes osas ära, teise, no ma ei tea, kilomeeter vist oli ikka kokku ära. Ja käisime vaatasime natuke ka tehnikapoodi, käisin, mõtlesin äkki siin on nagu telefonid odavamad. Et ega see ront on juba omadega nii kapsas, et teeb kapsa pilte mul. Või kurat kapsas teeb ka paremini pilti kui see. Et siis mõtlesin äkki telefonid odavamad, aga suht siukse sama hinnaga, mis Eestiski. Ja see sama kaamera, mis mul siin on, maksab Eestis täpselt sama palju nagu siin. Et 450 €. Ja, ega midagi, meid ootab see Lidl. Oleme siin Lidli vastas bussipeatuses, seekord oleme õiges bussipeatuses, mitte ei sõida valesse suunda. Ja käisime Lidlis, järjekordselt käisime poes. Ja muidugi kõige suurem asi, miks me läksime, oli lint. Ja tegelikult on veel mõningad asjad, mis võtsime. No näed, ütlesin, et contenti siin korteris väga ei saa teha, aga tegelikult saab ikka teha. Et teeme siin spagette, hakkliha ja siis tegime ka seeni. Teeme siis spagetid, hakkliha, seente ja tõenäoliselt paneme ketšupit ja tegema tegin ka vahepeal salatit, nii et kohe näitan seda ka. Tegin lihtsa salati tegelikult, et midagi ei keerulist. Meil on hunnik tomatid siin, et siis sai tehtud üks tomatikurgisalat ja natuke soola ka pandud. Ja. No nii, et hakkab sööma, et sai selline asi valmis tehtud, et siin on siis spagetid ja seened, hakkliha, mozzarella juustu ja salat. No näed, mis Keir teeb? Keir teeb sellist asja siin. Monteerib praegu Lõuna-Eesti talvelaagri videot, mis tal on monteerimata, ma ei tea, mis ajast juba, nii et ligi üle tunja on tegelikult juba see asi tiksunud siin. 6 minutit veel jäänud. Ja aeg siis väike siuke asi avada, et see on nüüd siis 8-volline mingisugune õlu. Proovime siis ära, et siin kohalikud ongi siukesed kanged õlud, et mis ongi väga huvitav. Ja siin ongi nagu kanged õlud, et siin ei ole nagu mingisuguseid 5-volliseid või 4 kopikate volliseid nagu Eestis, vaid siin on ongi normaalne, et sul on siin 7-8 volline. Oleme kodus juba jälle, saime varem täna koju. Käisime poes, et mõtteli teha pannkooke siin ja siis oli saia vaja ja mõtlesime, et peame jälle seda kõrgpasteuriseeritud piima võtma, aga leidsime ka päris piima siis või selle laadset toodet. Ma ei tea, kuidas see maitseb, nii et ma võtan kohe oma tassikese ja proovin ära, kuidas see Prantsusmaa piim maitseb. Ja nuusutame ka ikka seda piima. Okei, lõhn on küll nagu piimal. Kas nüüd maitse ka on see, mida meil võiks olla, kohe saame teada. Võt see on küll midagi head, see maitseb nagu, kuidas ütleme, sarnane Nopri piimale tundub olevat. Kurat, pole ammu piima saanud. Ma oleks pidanud vist 3. pudeli veel poest võtma, siis oleks üks pudel lihtsalt mul olnud täna õlu asemel. Tere hommikut, meil on siin laupäev ja läheme nüüd linna avastama, et vihma ka praegu ei saja. Et siis hakkame minema, linna avastama, et vaatame, mis siin on. Et kõigepealt me läheme sinna parki, kus me tegelikult mitu korda oleme olnud. Kuigi me oleme seal nagu lihtsalt bussi pealt maha tulnud, aga lähme sinna parki vaatama, et mis seal pargis on. Ja muidugi tuul on ka nüüd jällegi, et väike tuul ka. Aga midagi pole teha, et hakkame minema ja sammume sinna parki, et vaatame, seal on üks kuju, Napoleoni kuju vist on seal. Eks vaatame koha peal täpselt, mis seal on. Ja olemegi nüüd siin mingisuguse vist kesktänava peal. Ja seal juba meie sihtmärk paistab, et kus me siis liigume edasi, et see koht paistab. Et vaatasime just, et kõrval tänavas on siin midagi ka, siin tundub olevat teatre munitsipaal, ehk siis mingisugune linnateater vist tundub siin olevat.
siuke suht vana hoone, kui vaadata, et kohe ei ole me siin, siis vaatame, siin on ka purskkaev. Siis on siin mingisugused veel mingeid asju, mida vaadata. Siuke purskkaev, päris huvitav. Siuke äge purskkaev, siukest polegi nagu varem näinud. Et siukest nagu laadi purskkaevu. Ja siis on siin ka mingid siuksed asjad, lillepeenad, basseinid. Jälle siin vesi sõidab, või mis sõidab, vesi voolab. Et siit tuleb ülevalt, jah, siin on nagu tehislikult tehtud vesi siis. Ja siin on ka mingid istumiskohad ja jälle vesi siin. Et siuke huvitav värk siin, jah. Et huvitavalt ehitatud värk siin. Et siin saab vaadata. Siuke lahendus. Et täitsa huvitav, siuke teatri ees. Vähemalt tundub, et on nagu teater. No on teater. Peab iga loll aru saama küll, et see on teater. Ja ega teisel pool on siin veel asju. Siin teisel pool on siuke asi. Ka mingid basseinid, särki värki siin. Tundub, et siin midagi öösel vist põleb või toimub ka, sest siin on mingid juhtmed. Ja mis siis veel on? Siin on veel basseinid ja täitsa huvitavad lahendused, jah, et selles mõttes, et kurta ei saa. Oleme jõudnud parki, et siin on jah mingid poekesed, kohvikud on siin pool. Siis on siin bussipeatusi ka siga palju. Et mõlemal poolel äärel, siin pool äär ja siin pool äär, kõik bussipeatusi täis. Et siin on jah, siin on nagu mingi bussi värk nagu Tartus kaubamaja peatus vist on põhimõtteliselt siin. Et mis on siin huvitav, et siin on ka siuksed igasugused mingid atraktsioonid on siia ehitatud, ma vaatan. Siin on mingisugune asi. Ma ei tea, kas see töötab ka või ei tööta. Ei oska öelda, juhtmed küll mingisugused on, aga siin on vist võimalik mingi käima seda panna, aga see on vist praegu suletud, et siin on nagu väravad ees. Jah, siin mingid kangid asjad, saab mingi näppida ja sõita sellega. Mängida sellega. Aga jaa, peakuju on meil siin. Et sõidab siin hobusega meil. Ja siin on veel mingid atraktsioone. Siin on mingi atraktsioon. Ja siin on ka veel mingi atraktsioon, mida saab vist isegi näppida. Et ma ei tea. Ahah. Siin on midagi kirjutatud ka, ma ei hakka siin tõesti puutuma. Aga jaa, siin on mingid konnad ja et saab vist nendega mängida, kui siin neid kange liigutada. Ma ei tea, kuidas see. Ahah, siin on isegi lukk peal, nii et vist ei saa. Vist ei saa mängida nendega. Ja siin on siis mingi siukene silt ka, et ahah, kas siis kunagi oli selline Napoleon ja nüüd on siis selline, nagu ta siin praegu on. No ei tea. Ma ei oska prantsuse keelt ka, et loeks natukene, et ma jah, prantsuse keelt ei mõista eriti. Ja tegelikult siin on veel mingid atraktsioone. Siin on mingi siukene atraktsioon. Ja siin on ka mingi kaamelera eksinud. Aga ma arvan, et on mingi suveperioodil siin avatud, et praegusel ajal need ei ole. Ja tegelikult siin on ka mingi siuke suur hoone. See tundub nagu kirik olevat, et siin on Jeesuse rist on seal, siuke kuju. Et tundub nagu kirik olevat. Jah, rist on ka seal üleval. Ikkagi lähme vist vaatame, äkki saab sisse ka minna. Siin on nüüd ka mingisugused kellad ja särki värki. Kiriku kellad, mis siin siis olnud on. Jaa, äge, ilus. Ja siis on siin ka pildid ja särki värki. Kohe jõuame ühte uute parki, mis on ikka mega roheline. Kus on igasugused huvitavaid taimi isegi, mida ma juba näen. Nii et jah, ma ei tea, lähme parki ja vaatame, mis siin siis on. Siin on ikka mega roheline. Kaamerast käime vist näha, et täitsa roheline. Siin mingid palmilaadsed tegelased kasvavad ka, ma vaatan. Et polegi niimoodi avas looduses palmilaadset asja näinud. Nii, siin on siis kellegi kuju. Mingi tekst on siin juures ka.
midagi on see kirjutatud. Kes tahab mõne video pausile, võtab selle, teeb ekraani pildi ja siis paneb Google Translate'i selle, siis saab tõlkida omale ära ka, et mis sinna kirjutatud on. Ja siin on keskel ka mingisugune monument. Ja muidugi siin on ikka täitsa ilus roheline. Linnud isegi laulavad siin, ma kuulen. Et siin täitsa eestimaised linnud ka sädistavad. Et see on ikka täitsa ilus, jah. Aga me liigume tegelikult edasi veel suuremasse parki, kui need kaks nüüd olnud on. Et vähemalt ma sain nii aru, et me liigume ühte mega suurde parki. Et lähme vaatame seda ka. Siin kõrval tänavas on kohe mingi park, ma vaatan, nii et vaatame selle kõrval tänavas ole parki ka, ma arvan, ära. Nii, oleme jõudnud suuremasse parki kui eelmine. Siin on igast huvitavaid asju, atraktsioonid, astele isegi on siin olemas. Et siin on ka mingi tiik, ma vaatan, olemas, mis ongi huvitav. Siin on sellised huvitavad puud. Et huvitavad kasvatatud. Et hästi palju võrasid on siin. Ja hästi huvitavad puud siin. See on ikka väga huvitav. Need siukesed puud lausa. Siukse kujundusega nagu. Ja muidugi aga siin lilled ka muidugi puudu. Kõik eelmises pargis on lilled ka on siin olemas. Aga siin on tulbid ka, ma vaatan, olemas. Nii et aga siin on laste mänguväljakud ja olemas. Ja siis on siin mingisugune purskkaev olnud. Või ta on siiani, aga tühjaks tehtud. Ja ei tööta. Ei tea küll, mis põhjusel, aga mingi põhjusel ta siin ei tööta. Ja siin on muidugi ära uju ka, siuke silt on ka siin täitsa olemas. Ja ära peakad pane siin, ütleme niimoodi, et see ei ole ka hea mõte. Siin on näha, et siin on ka mingi monument. Et vaatame selle monumendi ka veel ära. Et siukene monument on siin. Jõudsime jõe äärde Lyon. Ja siin on siis siuke jõgi. Vesi on küll siukest värvi, et annab soovida. Aga see on siuke päris metsik jõgi, ma vaatan ikkagi. Siin on mingi varing ka toimunud ja jõgi on vahepeal varisenud, et see jõgi on ikka päris kiirevooluline ka ikka, et see on natuke varisenud vahepeal. Siin on mingi kodutute laager ja üks sportlane tuleb ka tagant ja lähme siit mingit teed pidi, mis viib suuremasse parki, et siin mingi park on siin varsti tuleb. Siuke suur park kohe. Praegu oleme kuskil jõe ääres. Aga vaatame seda jõge lähemalt ka kohe. Et milline see jõgi seal siis on lähemalt vaadates. Paistab, siin on mingid üleujutused praegu, kui vaadates on mingi laud on vee sees ja nii edasi. Siin on keegi elab siin. Ärme siis sega, lähme igaks üks ära. Et vesi on siin päris kõrgel hetkel. Et kellegi aiamaa upub siin. Et siin on ikka mega kõrgel see vesi, et siin on täitsa palju on sadanud vihma vahepeal. Ja ma ei tea, kas siin on ka mingi matkarada või miskit siukest või. Igastes puu peal on mingi märgistus. Et puu peal on mingi siuke märgistus siin. Ja täitsa pekkis. Kellegi ikka aias täitsa niimoodi vesi, et kõik upub seal. Et siin on mingid üleujutusohud. Ma vaatasin ka, et enne ilmateatas, et üleujutus on. Ja meil tekib ka väike takistus on siin ees. Et mis sa teed? Et vaatame, kus me siit kuivema jalaga saame. Kurat, oleks võin ka saapaga tulema. Mõtlesin küll, et mis ikka. Ma tulen natuke mugavama jalanõuga täna. Et mitte saapaga tulen oma nende linna jalasitega. Siin saab märjak. Ja muidugi. Oleks vist võit saapaga tulla, aga tulime, mõtlesime, et tuleme parki ja seal ma näen infotahvlitki, aga võib-olla jõgi jääb nii hästi üle, et infotahvel on seal vee sees lihtsalt. Ja me ei saa üle. Siin ma näen jälle puu peal seda mingi märgistust ka. Et tundub, et me ei saa siit läbi, et saame võib-olla sealt läbi. Aga või siis siit teiselt poolt. Nii, originaalne jõgi tuleb tegelikult siit silla alt. Aga üle silla saab nagu minna.
aga noh, ega edasi sealt kuskile eriti ei lähe. Et siin vist läheb tegelikult originaalne jõgi siin see silla alt. Aga noh, vesi ajab nii üle siin, et siin on lihtsalt kõik vee all. Ja noh, sealt tahaks nagu juba teisele poole minna, aga jah, loodus otsustas, et täna ei saa. Nii et lähme vaatame siit edasi. Äkki siit saab kuskile. Et kuskil seal on ka mingi park. Iseasi, kas sinna ka saame minna või ei saa või ka ajab vett üle, seal ma näen, et vee sees täpselt pink nagu. Et tahad minna istuma parki, siis jah, palun. Muidugi saab, ikka vee sisse saab istuda. Ma ei tea, siin on nagu 2 ringteed kõrvuti. Tuled ühelt ringteelt, teisele kohe. Niimoodi see süsteem siin käibki, et see on täitsa huvitav lahendus. Auto tuleb ja tuleb kohe järgmisele ringteele. Et noh, see on täitsa huvitav lahendus. Siin jälle üks park ja siin on ka kellegi kuju ja mingi Simone Veil. Keegi siuke tegelane. Siin on teise maailmasõja hukkunute siuke ausammas ja no ja et leia siukse asju ka tänava pealt. Et kohe otse hukkunute mälestamise ausamba kõrvad leiab siuksi produkte, mida tehakse küll mujal, aga siin tehakse tänaval ka. Oleme jõudnud nüüd selle linna siis jalgpallistaadioni juurde, et suurim jalgpallistaadion minu teada. Et jah, siin ta asub. Tulime nüüd kohta, kus jälle siuksed märgid ja siin on nagu matkajamärk ka juures. Ehk siin on jah mingi matkarajad vist, 2 tükki. Et 2 erinevat matkarada, et see on täitsa huvitav. Ja siin ongi mingi põld ja ma näen siit hobuseid isegi, et siin on hobused isegi. Ja siin on nagu täiesti vaikne, metsalinnud laulavad särki-värki. Ja siin täitsa siuke korralik tee ka, et ei ole nagu mingisugune päris mudane tee. Ma tean, siuke tore tee siin. Vesi voolab siin ja igalt poolt vesi tuleb. Siit tuleb vesi ja sealt tuleb vesi ja siit saab ka veel kuskile minna ja siin on see mingi hobuse treeningplats, mul on siuke tunne. Seal mingid siuksed atribuudid nagu on. Ei, siin on mingi tiik lausa. Järgmine park jäi siis nagu tee peale ja siin on jah mingi tiik on keskel ja mingi tavaline park ta siin on. Siin kool ka kõrval ja särki-värki. Siin on jah mingid istumiskohad ja nii edasi. No nagu tavaline park on, eks ole. Keegi kaotas oma jalgpalli ka sinna vette ära, nii et on neljapäeva õhtu ja tulime õue kõndima, et siin mitu päeva ei filminud, ei olnud mõtet midagi filmida, sest mis ma sellest söögi tegemist ikka filmin ja söömisest, ega me muud väga ei teinudki. Homme võib-olla tuleb rohkem filmimist ja nädalavahetusel ka. Et meil on lihtsalt jah, siin projekti raames oleme nagu, et meil on nagu nädala sees on siis projekti värk, et me tegeleme sellega. Et ei ole nagu aega lihtsalt kõigiga tegeleda õhtuti nagu pime, et siis enam nagu midagi eriti ei tee siin. Aga jah, nädalavahetuseks on juba plaan enam-vähem olemas, nii et nädalavahetus saab põnev olema. Et on jah, mitu plaani täitsa olemas siin. Oleme kodus tagasi, käisime ka poes vahepeal ja tegime siis ühe pitsa, et ostsime poest 3 pitsa, 3-pakilise pitsa, mis oli kõige odavam tegelikult ka. Selle kilo hind oli seal 6 euri. Ühesed pitsad olid 16 euri kilo nagu, et nagu 10 euri nagu erinevas põhimõtteliselt, eks ole.
ja leidsime sealt siis õlu. Ikka käisime õluletist ka läbi. Ja ikkagi oled välismaal ja tuleb ka degusteerida siin ehk siis proovida igasugused välismaa õlusid, asju, proovida, mis siin nagu on võrreldes Eestiga. Ja ma leidsin vist õlu, mis on kõige kangem õlu, mis ma üldse olen proovinud. Ja see on 12-volline sihuke õlu siis. No näed, on reede ja viimati vaatasime tankla hindu, siis oli siin kallim. Ja johha ei tii, kui palju autosid tanklas on. No joba joo. Nii palju autosid tanklas järjekorras. No ma pole varem küll nii palju näinud. Aga hinnad on ka muidugi sellised. Ja nii saigi Prantsusmaa 3. osa läbi. Juba järgmises osas lähme sõidame rongiga tunnikene lõuna poole, ühte väiksesse linnakesse, mida külastame ja avastame. Ning mine sa tea, võib-olla teen ka väikse sulpsu. Kui sulle see osa meeldis, siis ole hea ja pane like. Jaga oma sõpradele, tuttavatele ning kommenteeri sõna sekka midagi. Ning kui sa pole seda kanal jälgima hakanud, siis hakka jälgima ja see tähendab mulle väga palju. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni. Tšau!